Tere, täna räägiks siis 5. nädala teemadest, mis siis põhiliselt on abstraktsioon. Siiani me oleme käsitlenud siis 3 objektorienteeritud programmeerimise põhiprintsiipi. Nendeks on siis kapseldamine, pärilikkus ja polümorfism. Pythoni aines me korra rääkisime sellest, et on olemas 4 sellist printsiipi olemas. Aga vähemalt minu arvamusel on see, et Pythonis abstraktsiooni seda siis kõige paremini ei ole nagu välja toodud, et kuidas Pythonis abstraktsiooni korralikult peaks tegema. Eriti kui nüüd arvestada seda, et sisuliselt, mida te nüüd Javas hakkate õppima abstraktsiooni all, on selline klassikalism abstraktsioon. Ehk siis see, mida Python pakub, ei ole täpselt see. Vähemalt see on minu arvamus asjast, et ma võin eksida siin, aga see on minu vaade asjale. Ehk siis täna me hakkamegi läbi vaatama, mis asi abstraktsioon on ning kuidas kõik teised objektorienteeritud programmeerimise põhiprintsiibid ka juurde mängivad sellele, et sisuliselt kõik need printsiibid mängivad omavahel mingil määral kokku. Et näiteks abstraktsioon on vägagi tihedalt seotud polümorfismi ja pärilikkusega ja mingil määral kapseldamisega. Aga kui me tulemegi algusena selle juurde, mis asi see abstraktsioon siis üldse on, et võtame näite elust enesest, et ma siia Javadoki olen välja toonud autojuhtimise näite, et meil on ju mingisugune rool olemas autol, rooliga saab paremale vasakule keerata. Aga mind otseselt ei huvita see, mis seal rooli sees toimub või nagu kõik see mehhanism, mis seal toimub. Et mind lihtsalt huvitab, et kui ma rooli keeran vasakule, siis auto ka läheb vasakule. Mitte nagu autode multikas oli see, et keerab paremale, siis läheb vasakule. Et jah, mind lihtsalt huvitab see, et ma saan midagi teha. Ehk siis antud olukorras rool on abstraktsioon ja siis kõik, mis seal all toimub, et igasugused roolisambad, hammasrattad ja hüdraulikasüsteemid, kõik need on mingid spetsiifikad, implementatsiooni detailid, teostusdetailid, mis mind otseselt ei huvita, mul ei ole vaja seda teada. Et samat asja me saame ka programmeerimises saavutada ja väga selline klassikaline näite programmeerimist on igasugused maksesüsteemid näiteks, et oletame, meil on mingisugune veebipood olemas. Meil veebipood pakub PayPali, krediitkaardi makseid, pangaülekandeid, erinevate pankade ülekandeid ja igasuguseid muid maksemeetodid veel. Et klienti otseselt huvitab ainult see, et ta saab kuidagi makse ära teha. Klienti mitte midagi muud enam ei huvita. See, kuidas seda makset nüüd läbi viia, see on teostusdetailid ja see on mingi taustategevus. Aga sisuliselt klientile me tahame lihtsalt näidata, et jah, on võimalik makset teha, siin on nupp, palun tee ära. Sisuliselt see on abstraktsioon. Selle nädala jaoks meil on 2 ülesannet selle jaoks, et meil on olemas ju PR05 ja siis X05, et see PR-ülesanne on natuke lühem seekord ja on sissejuhatav sellele põhiteemale. Et käime läbi selle PR-ülesande ja siis ma pärast selgitan natuke X-ülesannet ka, sest see nädal seal on natuke rohkem materjali või nagu teema ütleb, et see on kõik üks suur abstraktsioon põhimõtteliselt. Et siis ma seletan seda ülesannet ka natuke läbi. Mina olen juba selle ülesandele alla laadinud ja võimegi hakata vaikselt siis pihta siin sellega. Et esimene asi, millest tahaks rääkida, on see, et me siin ülesandes tegeleme selliste asjadega nagu liidesed ja abstraktsed klassid. Et siis esimene põhiline punkt on see, et aru saada, mis erinevus nendel on. Hakkame seda ülesannet siis järjest läbi käima, et meil on olemas mingi liides, mille nimi on Animal Provider. Javas liidesed töötavad sedasi, et siin klassi asemel kirjutad interface, see tekitab liidese ja liides on selline eritüüpi klass, mis sisaldab ainult meetodite deklaratsioone, nagu siin on. Aga mida siin ei sisaldata, on implementatsioone. Nüüd implementatsiooni detailid jäävad igasuguste teiste klasside jaoks, näiteks siin ülesandes
on selline pool nagu Buggy Animal Provider, et siin te nagu näete, siin on Implements Animal Provider. Ja mida see Implements teeb, sisuliselt see tagab seda, et kõik meetodid, mis siin liideses on välja deklareeritud, need kõik peavad ka implementeeritud saama. Sisuliselt kujutlege liides kui lepingut, et kui mingi klass tahab seda liidest täita, siis ta peab teostama kõiki neid meetodeid, mis siin on ette toodud. Ja sellest tulenevalt, mida me liidestega saame saavutada, on see, et me tekitame, kuidas seda nüüd hästi öelda, ma mõtlen. Et sisuliselt me eristame klasse mitte selle järgi, et mis nagu liiki nad kuuluvad, hierarhiasse nad kuuluvad, vaid me eristame klasse nende võimekuse järgi. Et see on põhiline nagu point, miks me liideseid kasutame. Ja mis ma siin mõtlen ka selle all, et see implements tagab meile seda, et me peame need meetodid ära nagu täitma. Kommenteerin korra selle provide'i siit välja. Et see provide on meetod, mis tuleb siit Animal Providerist. Ja kui ma nüüd selle välja kommenteerin, siis nagu näete, mul viskas juba kompileerimisviga ette. Ja see kompileerimisviga ütleb, et see klass peab olema kas abstraktne või implementeerima seda meetodit. Et see, mis asi abstraktne klass, ma selle juurde tulen ka kohe. Aga nagu näha, et kui seda meetodit ei teostata, siis visatakse meile viga. Ning kui me nüüd hakkame siit ülesannet edasi vaatama, et siis meie ülesanne on valmis kirjutada sellise klassi nagu Animal Store sisu. Animal Store on meil siis siin see. Ja siin peaks kasutama nüüd seda liides kuidagi. Sisu, mis kasutab liides Animal Provideri tüüpi objekti. Loomapoele saab esitada loomade päringu tüübi ja värvi. Pood tagastab järgi loomadest, mis vastab päringule. Tulemuses peab olema ette antud arv count loomi, kui poes määratud Animal Provider annab ühe provide päringuga vähem elemente, tuleb teha uus päring. Okei. Tulemuses peab kõik loomad olema unikaalsed. Nii, ja siis on meil igasugused täiendavad klassid ka olemas, et kui te panite tähele, siis meil on ju siin see Animal Store, meil on Animal Provider ja siis on meil igasugused loomad. Need klassid kõik siin on juba teile ette antud. Aga mis te siit nagu üle peate vaatama, on see, et selgeks tegema endale, mis asi see abstract on. Abstraktne klass on seda tüüpi klass, kus me saame juba mingi osa teostusest ära implementeerida. Ja see mängib väga palju kaasa ka selle polümorfismi ja pärilikkusega. Et abstraktse klassi teeb eriliseks see, et seda klassi ei saa otse initialize'ida. Ehk sellest abstraktsest klassist endast ei ole võimalik uut objekti tekitada. Kui üritame, siis tekib meile error. Kui ma siin katsetan korra, teeme siia public static void main'i. Ja kui ma siia teeks animal a võrdub new animal, siis nagu näha, mul on siin error. Abstract cannot be initiated. Ning mida meil abstraktsete klassidega on võimalik teha, on see, et meil on võimalik juba mingi osa teostust ära teha. Ja siis igasugused teostusdetailid, mida me tahame edasi delegeerida alamklassidele või kindlatele implementatsioonidele, siis nende jaoks me saame tekitada abstraktseid meetodeid. Ja nende abstraktsete meetoditega on nüüd sama lugu, mis oli interface'idega, ehk kõik abstraktsed meetodid peavad olema täidetud. Liideste puhul siis by default kõik meetodid on abstraktsed ja kõik meetodid on meil public ja publicud. Ehk hakkame selle ülesandega pihta igastahes. Et mis me siin ära peame tegema? Et siin peame siia Animal Store'i minema siin nii.
esimene asi, nagu me näeme, meil siin on mingisugune konstruktor ja konstruktor võtab meile mingi animal provider'i siht, et esimene mõistlik samm oleks teha see muutujaks. Nii, ja siis on meil üks meetod. Selle animal provideriga see kindel implementatsioon, mida me kasutame, tuleb nüüd testerist. Ning teie see ülesanne sisuliselt panebki väga hästi selle abstraktsiooni paika, mis see siis abstraktsioon on. Meid lihtsalt huvitab, et meil siin animal provideris tuleb midagi. Meid ei huvita, kuidas me saame sealt midagi. Meid lihtsalt huvitab, et sealt tuleb midagi. Me saame selle kätte ja me saame nende asjadega midagi teha. Ja nüüd selle jaoks on meil see getAnimals meetod. Gets a list of up to count animals with the given type and color. This method should use animal provider which is setting constructor. Selle osa me tegime ära. As the provider only can filter by type, you have to filter by color yourself. Also the number of results from provider is not defined. You have to call the provider multiple times to get all the results. Ehk sisuliselt, mis siin hakkab olema, on see, et me peame ise mingi filterdamist tegema ja me ise peame järge hoidma sellest, et kas me oleme piisav arv elemente endale kätte saanud. Ja siin on ka see, et on oht, et võib ka duplikaate tulla. Ehk millega me saame alustada? Esimene asi, mis me saame tegelikult teha, me saame ju mingisuguse resulti endale teha. Ehk siis oleks, kuna me peame ka duplikaatidega tegelema, siis ma ütleks, et võiks meil olla mingisugune hashet. Ja siis mis meil on vaja teada, on see, et me peame selle resulti suurust võrdlema count'iga, mis meil siit sisse tuleb. Ja siia ma selle return nulli juba asendan ära, siin on meil result, eks ju. Midagi sellist. Nii, ja mida me siin sees peame tegema? Siin sees me lihtsalt saame selle animal provideri käest mingid loomi, mis meil siin see provider pakub. See provider pakub meil ühte meetodit, mille tagastustüüp on list ehk list animal request võrdub provider provide antud animal tüübiga, mis meil siit muutujast tuleb ja see tüüp on meil siin. Kui request on empty, siis me breakime, sest meil enam ei tulnud midagi. If the provider returns an empty list, stop calling it and return whatever you have the point. See on meil siin tehtud. Ning mis me siin nüüd teeme? Me võtame oma selle resulti add all request. Kuigi siin peaks nüüd mingi filterdamist ka veel vahepeal tegema. Ehk ma ütleks, et list animals võrdub new array list, eks ju. Request, eks ju, siis me teeme if animal a.getColor equals color, siis me lisame ja siis me lõpuks lihtsalt lisame kõik need animalid. Ja siis on meil result olemas. Nii, sellega peaks esimene pool ülesandest tegelikult tehtud olema. Siin ainus ülesanne ongi see üks meetod valmis kirjutada. Korra katsetame, et ma võin siin vabalt eksida, aga ma olen suht kindel, et vajalikud asjad on tehtud siin. Git, commit directory.
ja mis meil siin see Miies, mulle siit nagu errorites tundub, et on meil mingisugune limiit puudu. Ehk siis me tõenäoliselt peame sellele lõpule ka limiidi peale panema. Ja seda me saame edasi teha, me lihtsalt võtame saablisti 0 kuni countini. Index out of bounds 100. Siis teeme siin natuke veel muudatusi. Kas count või teeme lihtsalt math.min count result size. Nii, ja sellega saime selle esimese ülesande poole tehtud. Nüüd siin ülesandel on ka teine pool nimega Buggy Animal Provider ja selle ülesande poole eesmärk on nüüd aru saada, kuidas ise implementeerida seda liidest. Et kui esimeses pooles me lihtsalt keskendume sellele, et siin on meil mingi Animal Provider olemas, me saame mingeid andmeid, me ei tea, kuidas need andmed kokku kogutakse või kuidas need andmeid tekivad, aga me lihtsalt saame midagi kätte. Siis selle teise poole eesmärk on näidata ära, kuidas ise implementeerida. Et siin on juba natuke algust tehtud. Et meil on Buggy Animal Provider, implements Animal Provider. Koos mingisuguse andmetüübiga. Ja nüüd on meil vaja implementeerida ära see provide meetod. Mis meil siin siis on öeldud? Nüüd on vaja implementeerida üks Animal Provider tüübi klass, üks on Buggy Animal Provider. Provide meetod peab tagastama ainult antud Animal Type tüüpi objekte. Meetod on veidi katkine, iga väljakutse tagastab rohkem loomi, kui tegelikult olemas on. Ekstra loomade arv on suvaline, aga jääb alati 1 kuni 5 vahele, mõlemad otsad kaasa arvatud. Need ekstra loomad tulevad listi alguses, selline käitumine meenutab circular linked listi. Sellel provideril on limiit, mitu korda seda saab välja kutsuda ühe animal tüübiga, see on 3. See tähendab, ta töötab nii, nagu on üleval kirjeldatud 3 esimest korda ühe animal tüübiga. Pärast seda aga tagastab alati tühja listi, kui kasutatakse seda animal tüüpi. Ja siin esimene asi, mis ma siit tekstist nagu välja loen on, et mida me peame tegema, me peaksime ju mingisuguse call counteri tegema või nagu mingi counteri, mis loeb, et mitu korda antud loomatüüpi on välja kutsutud. Ja mina ütleks, et kõige mõnusam oleks seda äkki teha mapiga. Animal.type integer call counter, selgem nimi. New hash map. Seda siin ei ole vaja. Ja siis mida meil oleks vaja teha? Meil oleks call counter ka vaja kuidagi initialize ida. Et sellel on muidugi 2 viisi, et me kas kutsume seda siin konstruktoris välja. Kutsume sedasi ja siis paneme kõikide nende väärtuste kohta paneme 0 default väärtuseks. Ning järgmine asi, mida me siin peaksime tegema, alustame nagu otsast sisuliselt või seal, mida on kõige kergem teha. Mina ütleks, et kõige kergem oleks esmalt implementeerida see osa siin. Selle provideri on limiit, mitu korda seda saab välja kutsuda ühe animal tüübiga, see limiit on 3. Ehk mis me saame siin teha? Esiteks, et viisakas olla. Tekitame endale korraliku muutuja.
call limit. Ja siis me siia hakkame kirjutama current call count võrdub call counter get type. Siin me kontrollime, et if current call count on suurem kui call limit, siis me tagastame tühja listi. Ning mis me siis teeme, me saame oma sealt database'ist mingi looma kätte. Ja mis me siin teeme, me tahame saada mingi suvalise suuruse, eks ju. See, kuidas Javas nüüd suvalist elementi või nagu mingit suvalist nagu random number generaatorit saada. Et Javas on selleks olemas selline asi nagu random. Random võrdub new random. Nüüd, miks ma selle siia tegin, on see, et randomit reeglina jagatakse. Et ma võin selle randomi tegelikult korra näitan, ma võin ka siin sees teha. Aga tavaliselt see on halb kasutus randomi jaoks. Et ei ole vaja iga kord, kui seda provide'i välja kutsutakse, ei ole vaja iga kord uut randomit tekitada. Nii ja mis me sellega teeme, me tahame ju siit listist, mis meil siin on animal database'i jaoks. Me tahame kätte saada mingi suvalise suuruse. Ehk siis random animals, mitte random animals, vaid algusena me tahame saada mingi suvalise arvu. Count võrdub random, siis meil on next int ja next int pidi olema meil ju 1 ja 5 vahel. Randomiga on täpselt samamoodi, et algarv on kaasa arvatud ning lõpparv ei ole kaasa arvatud, siin me peame +1 tegema, 5 + 1 siis. Ning siis me lihtsalt võtamegi sealt listist esimesed n arv looma. Edasi, eks ju. Ning siis me paneme, mis siin nüüd täpselt kirjas oli. Ekstra loomade arv on suvaline, ehk me siit võtame loomi juurde lihtsalt. Ehk i võrdub 0. I on väiksem kui random count, i ++. Ja siis me lihtsalt midagi sellist. Tuleb listi algusest. Jah. Siis ta siin ütleb meile query'd ja siin me lihtsalt tagastame result. Ning muidugi seda saab teistmoodi ka veel teha, et me lihtsalt võtame ju oma selle resulti. Result add all, eks ju, ja siin me lihtsalt võtame result.saab-list 0 ja random count. Katsetame esialgu, kas see ülemine 5 töötab. Pushime üles. Nii, osaliselt töötab. Nii, ja siin ta millegi pärast on mingi assertion error, kuigi siin on raske aru seda, miks tal see on. Does provide returns empty list after 3 same type calls. Nii, call limit on meil olemas. Siin me kontrollime seda, eks ju. Aha, üks asi, mida me ei tee, me ju ei uuenda seda call count'i. Ehk call counter put
type sedasi. Nii, ja pushime üles. Ja sellega on ülesanne tehtud. Parandame ruttu need stiilivead ka ära, et siin me peaksime vältima seda Java util'i kasutust. Ehk siis hakkame järjest sisse importima asju. Me ei taha, et ootame korra. Nii, selle lülitame välja. Apply. Nii. Väga, nüüd ta ei pane tärne. Nii, ja siis teine stiili error, mis tal oli magic number. No paneme siia ka private static final int random origin võrdub 1. Static final int random bound võrdub 6. Nii, ja kustutame kommentaarid ära, kommentaar ei ole vaja hoida koodis. Nii, ja pushime üles ja sellega peaks meil stiil ära korda saama. Nii, vahepeal võtan siin juba selle järgmise ülesandega lahti. Nii, ja sellega saame selle stiiliga korda. Okei, väga hea. Ja siis X05 abstraction, see on, siin kui te nüüd vaatate, teil võib algusena tekkida tunne, et siin on väga palju klasse vaja teha, aga tegelikult see ülesanne ise ei ole nii mahukas. Et mingid asjad on juba ette ka ära tehtud ja mingid asjad ma juba selgitan läbi siin. Et esmalt meil on olemas selline klass nagu alustame sellest, et mis meil on vaja teha. Me sisuliselt simuleerime siin läbi sellist andmesalvestuse teenust, et meil võetakse andmeid sisse ja vastavalt sellele, mis keskkonnas meil see süsteem eksisteerib, kas ta on meil production'is ehk on avalikule maailmale nähtav või ta on arenduskeskkonnas, siis vastavalt sellele tehakse asju erinevalt. Et see nagu ma juba näitasin, et siin on väga palju klasse, iga klass on, nad on muidugi loogiliselt ära kategoriseeritud, et data kohta asjad vastutavad mingi andmete eest, encryptori asjad on encryptorite kohta ja nagu näete, kõik need asjad on omavahel seotud. Ja siis kuidas see kõik kokku tuleb, on siin sellise service klassiga, mis võtab igasugused erinevad süsteemi osad sisse ja siis vastavalt sellele, mis implementatsioonid on talle ette antud või kasutusel, siis vastavalt sellele pannakse asjad käima. Et esimene asi, mis ma tahaks teilt ära rääkida, kuna siin nüüd ülesandes endas ei olnud sees, siis ma räägiks ära korra, mis asjad on rekordid. Javas, kui olete juba harjunud sellega, et kõik asjad on meil klassid, eks ju, ja seal hulgaski igasugused andmekandjad. Et kui me tahame luua klassi, mille põhiline eesmärk on andmeid kanda, hea näide oleks näiteks X03. X03-s oli teil ju olemas need person klassid ja see book klass, eks ju. Et sisuliselt need kaks klassi olid andmekandjad. Nende ainus eesmärk oli kuidagi modelleerida mingit päriselulist objekti andmetena. Siis tegelikult on meil muud viise ka, kuidas seda teha, et selle asemel, et hulganisti koodi kirjutada,
me saame kõik tegelikult ühe reaga ka hakkama. Selle jaoks on meil olemas selline asi nagu record klass. Sisuliselt mida record klass teeb, on võtab kõik need asjad, mis siin on, väljad, konstruktorid, igasugused getter meetodid ja siis ka need equals, hashcode ja toStringid ja sisuliselt teeb automaatselt need ühe reaga ära, et puhtalt selle põhjale, mis siia recordile on sulgude sisse antud. Ja recordil kõik väljad on by default private finalid ehk neid enam muuta ei saa. Ja konstruktor luuakse selline, mis täidab kõik need väljad ära ja siis genereeritakse getter meetodid ilma get prefixita ja siis ka korrektsed equals, hashcode ja toStringi implementatsioonid. No, siin on väike näide ka sellest. Ja siin ülesandes on nüüd kasutatud neid, et meil on see data klass siin. Et nagu te näete, data on record, ta on comparable ehk ta laiendab seda comparable liidest, millega saab erinevaid objekte omavahel võrrelda. Selle kohta saate Javadocist lugeda siit. Et comparable'i puhul on muidugi kindlad reeglid ka paigas, et kui teid huvitab, siis siia olen pannud ka Java ametliku dokumentatsiooni selle compare to meetodi kohta. Aga sisuliselt comparable'i, kui te implementeerite, siis peab järgima neid 3 reeglit. Et kui A compare to B on väiksem kui 0 ehk A tuleb eespoolt, siis B compare to A peab positiivne arv olema, et neil peaks antisümmeetria olema. Et kui me võrdleme A B-ga ja A tuleb enne B-d, siis B-d A-ga võrreldes, siis B peab peale A-d tulema. Et peame selle tagama. Siis kui A compare to B on 0, siis B compare to A peaks ka 0 olema, ehk nad on võrdsed oma vahel. Ja kui A on väiksem kui B ja B on väiksem kui C, siis sealt me peame ka eeldama seda, et A on väiksem kui C, ehk objektide vahel peaks ka transitiivsus olemas olema. Need on siin Java nagu ametliku dokumentatsiooni poolt kindlaks tehtud reeglid ja selle reegli nagu põhimõte on see, et tagada objektide omavahelise võrdlemise korrektne töökord. Ja mida me siin selle recordiga teeme, ongi see, et see record hoiab endas igasuguseid andmeid. Kui see UID näeb kahtlane välja, siis ma korra näitan, mis asi see UID on. UID on Universal Unique Identifier ja sisuliselt see on sõne, mis näeb midagi sellist välja. Ta on randomly generated koos mingisuguse ajalise faktoriga ehk see, et sellist ID-d või seda unique ID-d oleks duplikaata, selle võimalus, et seda juhtuks, on väga väike. Ja ma olen siia pannud vihje ka, kuidas seda UID kätte saada enda arust. Okei, siin ei ole, aga mollis raudselt on. Siin. Jah, palun. Et kui te tahate uut UID-d saada, siis lihtsalt kutsuge seda meetodit, mis siin on, UID.random UID. Ning mida te saate sellega teha, on see, et kuna recordil võib olla ka konstruktorid, võite ise konstruktorid üle kirjutada. Kus mul siin selle kohta tekst on? Või mitte konstruktorid, vaid staatilised tehase meetodid ja konstruktorid ka. Et siis mida te seal nende create'idega teete, on see, et need on teil staatilised tehase meetodid. Ja selle kaudu on võimalik siis delegeerida et muul viisil neid rekordeid luua, sedasi, et see UID on automaatselt loodud ja siis vastavalt sellele ka mingi vaikimisi prioriteet paika pandud. Ja siin on see compare to, mida te peate ka implementeerima. Ja selle kohta saate Javadocist lugeda. Siis järgmisena on meil skännerid, meil on abstraktsed klassid olemas. Me võtame näiteks selle base scanner, siin on meil siis abstraktne klass, mis implementeerib scanner'i interface'i. Ja mida me siin selle abstraktse klassiga teeme, on see, et meil on siin olemas scan meetod, mis tuleb siit interface'ist. See abstraktne klassi ise seda ei implementeeri.
implementeerib selles mõttes, aga ta kasutab osalise implementatsiooni jaoks seda ToScan abstraction meetodit, mis nüüd tuleb kindlatest implementatsioonidest. Et nagu näha, siin on Advanced Thread Scanner näiteks, Extended Base Scannerit, mis on meil see. Nüüd üks tähtis märkus, mis ma unustasin teha liideste ja abstraktsete klasside vahel on see, et üks klass saab laiendada ainult ühte abstraktset klassi, aga implementeerida saab sisuliselt lõpmatu arv liideseid. Ma täpselt ei ole kindel, mis see limiit seal oli, aga umbes midagi sellist. Ja mis siin nüüd, tulles tagasi selle base scanneri juurde, et implementeerida selle scan meetodi ära ja siis see ToScan siin kutsub seda mingi alamklassi seda ToScan meetodit välja siin. Ja see ongi üks abstraktsete klasside eelis on see, et me saame mingi teostusdetailid sisulist juba ette ära teha, mis on erinevate implementatsioonide puhul jagatud. Ja siin me saame lihtsalt alamklassidele jätta selle osa teha, mis nemad peavad implementeerima. Ja seda siis läbi abstraktsete meetodite. Ja sama peaks ka kehtima meil nende storage'ite puhul. Meil on siin interface storage ja siis kõik need storage tüübid implementeerivad seda. Ja siin ka implementeerite need ära. Ja siis siin factory sisuliselt sisse tulevate andmete põhjal otsustate ära, millist tüüpi storage'it kasutada, et siin võib näiteks vabalt olla, et teete mingi if, midagi ja siis teete return new AVS storage ja panete sinna andmed. Siis teise puhul else if, siia tuleb mingid andmeid sisse, return new SFTP storage ja nii edasi. Et see on factory mõte. Ja siis kõik need asjad tulevad kokku service'iga. Ja siin on see kõik kokku toodud. Ja siin korra toon ka siia selle Encryptor, et Encryptor on ka osaliselt teil juba ette implementeeritud, et base 64 me hakka teil nõudma. Aga mis te siin teete on see, et teete selle sisse tulevad andmetete sõneks. Ja siis implementeerite Caesari sifri. See, kuidas Caesari sifrit teha, see peaks Pythoni kursusest juba selge olema. Ega mul muud ei olegi selle ülesande kohta kommenteerida. Et siin on ka main olemas, selle kaudu te saate kindlaks teha, kas teil asi töötab või ei tööta. Ja siis egaks mul rohkem eriti midagi ei ole. Et kui on küsimusi eriti selle nädala kohta, siis palun küsige. Hea meelega selgitan juurde, mis asi abstraktsioon on ning kuidas see Javas toimib. Kui on tunne, et Javadokis on midagi puudu, ehk tahate näiteks rohkem elulisimaid näiteid, tekitan siis eraldi peatüki juurde ala abstraktsioon praktikas või midagi sellist. Ja siis muidugi küsige Discordis abi, käige praktikumites abi küsimas, kaitske oma ülesanded ära, sest nüüd ma tegin ka esimesel kontrolltööle registreerumise lahti ja esimesel kontrolltööle on võimalik registreeruda ainult siis, kui on esimesed 4 X-ülesannet kaitstud. Aga muus osas mul rohkem midagi kommenteerida ei ole. Tänan kuulamast ja muidugi käige kohal ja küsige abi.